Tere tulemast vaatama teist osa minu Pet Shopite kollektsioonile. Esiteks invaliidid. See on siin leebe, selle me liimisime kenasti kinni, aga siit on ta katki hammustatud. Tal pole jalga ja tal on siit tükk väljas. Kõige kurvem olukord siin üldse on siis see, aga ilma kõrvata, ilma kahe jalata, aga ikkagi ta jäi minu kollektsiooni püsima. Alati meeldis öelda, et need on siis 2 õde. Terve meeskond pandakarusid. Selline pandakaru. Ja siis veel 2 sellist. Leidsin siit sellise tegelase, kes on samamoodi siit katki. Veel natukene sellised erilisemad. Merihobu, kiil, kala. Näiteks tema, hobune. Siis on selline linnukene ja tema ka. Siis on mul selline ahvikene, jänes, laama, tibu, selline tegelane. Siis on ka selline karu, veel üks hüljes, siis ka siuke uuem hunt, veel üks põrsas ja karu, kaelkirjak. Siis ärge küsige, miks ma temaga nii tegin. Ja see on veel üks kaelkirjak, aga vaadake, kui erinevad on need mudelid. Vanaaegsem ja teine on selline uuem. Ja kui ma nüüd peaksin tegelikult valima, mis mulle kõige rohkem südamelähedane on, siis on see vanaaegne. Siis leidsin siit ka sellise hiire ja see on ka väga unikaalne. Ma isegi ei mäleta, et mul selline oleks olnud. Selline kuusikene või. Siis need on 2 kurvameelset koera, armas koer ja ka selline tegelane. Siis on mesilane, hunt, koer ja ka selline. Tundub, et see on nagu mingi hundikoer ja veel siis selline vanaaegsem. Ekstra vanaaegne on veel selline. Siis neid ma mäletan ka väga hästi, selline hobune, lehm, isegi känguru, koer, selline koer, tal olid veel need siuksed nagu klaasist silmad justkui, ta oli natukene erilisem, aga see jänes on minu arust the OG. Siis ka selline kass ja selline koer. Ka see koer, minu arust keegi tegi kunagi neid mingid YouTube'i videoid sellest, kuidas need Pet Shopid elasid ja tema oli üks nendest peategelastest või? Ja siis on mul ka selline tegelane siin ja veel selline kass, siis selline armas lambakene. Minu jaoks OG oli see roosa taksikoer, sest mul oli ka taksikoer. Ja nüüd kõige viimane mudel, mis ma näitan, minu arust see kõige levinum, aga ma võib-olla panen pange, ma pole kindel, aga see on see kass. Ja andke mulle kommentaarides teada, kas teil on ka mõni samasugune Pet Shop või ükskõik mida, kirjutage lihtsalt, et kas teil on ka neid, mis on teie lemmik Pet Shop. Ma arvan, et me võiksime kõik tõstatada uuesti Pet Shopite teema ja rääkidagi sellest, kui oluline osa on meie lapsepõlve mänguasjad ja kuidas see meid tuleviku inimestena mõjutab. Ma tunnen, et mina sain väga kõvasti mõjutatud nendest mänguasjadest. Lõpetuseks siia üks väike konn.